Otsides oma koju diivanit, tahame me leida alati selle kõige õigema. Aga kuidas lihtsustada seda protsessi nende kõikide valikute seast, mida me igal pool näeme? Selleks tasub esitada endale mõned olulised küsimused. Esiteks, kuidas me igapäevaselt kasutame diivanit? Kui palju me seda kasutame? Kas istume seal tavaliselt üksi või kahekesi või peab see diivan mahutama ära ka meie lapsed ja koduloomad? Teiseks, kas sa võõrustad tihti külalisi? Sel juhul tahavad ka nemad kuskil istuda. Kolmandaks, kuidas sulle meeldib diivanil istuda? Kas sulle meeldib ennast tavaliselt rulli keerata ja jalad kõhu alla tõmmata või meeldib sulle head rühti säilitada ka diivanil istudes? Ja neljandaks, kas sulle meeldib oma jalgu välja sirutada, kui sa istud? Väga oluline on arvestada loomulikult ka diivani mõõtudega, sest salongis tihtipeale tunduvad diivanid palju väiksemad, kui nad hiljem kodus on. Sellepärast soovitan mitmeid kordi korralikult üle mõõta oma ruum. Ja et asi võib-olla veelgi selgem oleks, tasub tõmmata teibiga põrandale jutid täpselt selles mõõdus, mis diivan hiljem olema hakkab. Sellisel juhul me saame täpselt aru, kui palju jääb meil ka ruumi diivani ümber käimiseks. Väga oluline on ka diivani puhul selle funktsionaalsus ja kasutamismugavus. On diivaneid, millelt saab katte täiesti eemaldada. On diivaneid, millel saab ainult kattepadjad eemaldada. Diivani mõõtu silmas pidades on väga oluline jälgida seda, et diivan hiljem üldse tuppa mahuks, sest väga palju on juhuseid, kus diivan lahti juppideks ei käi ja kitsad koridorid või trepikojad ja esik ei võimaldagi diivanit üldse tuppa viia. Diivanil on mitu olulist elementi küljes, millele võib-olla esialgu üldse tähele ei pööra. Üks nendest on jalad. Erinevad jalad toovad välja erineva diivani tegumoe. Tasub hoolega mõelda, millist jalga diivani alla panna. Teiseks hooldus. Mõned inimesed ei viitsi üldse diivaniga hiljem tegeleda. Nad ei taha patju kloppida, nad tahavad lihtsalt seal istuda. Kui aga mugavus on oluline istumist silmas pidades, siis on pehmed padjad kindlasti õige valik. Aga peab arvestama, et need nõuavad pidevat kloppimist, et diivan väga lössi ei vajuks. Jalgu valides on võib-olla perenaisele väga oluline, kui tal on kodus robot-tolmuimeja, et see saaks vabalt diivani alt läbi käia ja tolmu pühkida. Kui aga see oluline ei ole, siis võib sama hästi diivan vastu põrandat olla madalatel jalgadel, sest siis nagunii tolmurulle ei näe. Lihtne modernne diivan on kahtlemata alati õige ja hea valik. Aga kui sa tahad näha oma kodus natukene disaini, siis ära kõhkle ja vaata ka midagi erilisemat, sest tihtipeale saab just sellest alguse ülejäänud interjööri kujundus.